Tere hommikust ka minu poolt. Rõõm täna siin olla, ma olen siin ruumis esimest korda, väga põnev, väga ilus. Ja ma alustaksin meie ettevõtete sotsiaalmeedia koolitust ühe mõttega. Kõigile sisuloojatele ja mõjutajatele, kellel teil on väike jälgijaskond, näiteks alla 10 000, te ei ole igavad. Te lihtsalt ei tea, kuidas algoritm töötab. Ma ise kuulun ka nende alla 10 000 jälgijaskonnaga sotsiaalmeedias tegijate hulka. Algoritm on ka minu jaoks paras peavalu, nii et vaatame, kas me siis täna suudame selle läbi närida. Kes ma üldse olen? Mina olen Aljona Eesmaa. Täna ma olen veebiajakirja portail.ee asutaja ja peatoimetaja. Ma olen ka üsna tugeva suhtekorraldustaustaga. Olen selle saanud peamiselt ettevõttes Polhem Estonia, mis toona oli Polhem PR Estonia. Ja kuna ikkagi see suhtekorraldus puges hinge päris sügavalt, siis täna ma jätkan ka PR-konsultandina. Lisaks sellele olen ma Eesti Kunstiakadeemias õppejõud. Õpetan samuti meediat ja kommunikatsiooni noortele moetudengitele. Ning sinna kõrvale tegutsen ka sisuloojana ja kuna seda kogemust on siis juba omajagu aastaid olnud, siis olen siis natuke selline iseõppinud sotsiaalmeedia spetsialist ka. Nüüd, kuigi mind hästi palju või enim võib-olla isegi seostatakse just moevaldkonnaga, kuna ka portail keskendub ennekõike just erinevatele moe- ja disainiteemadele. Samuti Polhemis töötades me siis esindasime erinevaid moebrände, ilubrände, kaubanduskeskuseid, erinevaid poode, siis tegelikult ikkagi kõik, mis puudutab PR-i, erinevaid üritusi ja just seda persooni brändi kuvandit, siis ega tegelikult üsna vahet ei ole, kas sa lood seda kuvandit siis juristile, kes on asutanud niši pesubrändi, esindad sa tippjuuksurit, kes soovib oma ekspertiisi jagada siis naisteajakirja veergudel, esindad sa füsioterapeuti, kes soovib, et Eesti rahvas oleks natuke tervem, kui ta võib-olla praegu on, või hoopis esindad sa tippkokka, kes soovib, et tema 2 restoranis käiks võib-olla rohkem inimesi. Et selline kuvandi loomine on minu jaoks väga põnev valdkond ja seetõttu ma selles ka täna aktiivselt jätkan ja muidugi kuvandit saab ju luua ka sotsiaalmeedias. Et täna ma ise haldan aktiivselt siis nii enda sotsiaalmeediakontot, mida te siin näete, ja samuti siis portaili oma ka. Nii et üks on siis justkui sihuke personaalne, teine on rohkem ettevõttekeskne ja sealt siis need kogemused ja teadmised on siis aastatega tulnud. Aga täna, millest me siis täna räägime? Sotsiaalmeediast. Käime läbi sotsiaalmeediakanalite põhitõed ja vaatame üle, milline siis võiks olla ikkagi see miinimumprogramm, mis teil võiks olla, et siis edukalt sellel maastikul toimetada. Me käime läbi peamiselt Facebooki, Instagrami ja LinkedIni kanalid ja siis pärast Rea räägib detailsemalt juba ka teistest võimalustest. Nii et me keskendume ennekõike sellele, siis kuidas üldse luua ja hoida ettevõtete kohalolu igas kanalis, millised on need minimaalsed tegevused, mida tuleks teha kas igapäevaselt või iga nädalaselt, et mida siis teha, et olla erinevates kanalites ja rõhk sõnale kvaliteetselt nähtaval ja olemas. Käime läbi ka erinevad sotsiaalmeedia postituse tüübid, kuidas neid planeerida, kui sagedasti postitada, mida üldse postitada, mida teie oma valdkonnas võiksite postitada ja kuidas siis optimeerida neid erinevaid profiile, et see nähtavus ja kaasatus, see kaasatus on väga uhke sõna, mis algoritmile ka väga meeldib, et kuidas siis seda maksimeerida. Ja kordame üle, mis asi on hashtag, tag, asukoha märkimised, miks neid kasutada, kas neid kasutada, kui palju neid kasutada, et siis jõuda ka uute sihtrühmadeni.
Nii, aga mis siis võiks olla see miinimum? Kas, kuidas, millal, kas üldse siis erinevaid kanaleid kasutada? Tõstke käed, kes teist kasutab Facebooki? Kes teist kasutab Instagrami? Kes teist kasutab aktiivselt LinkedIni? Natuke vähem. Väga hea. Nii, aga nagu ka see teie kätemeri näitas, siis alustame Facebookist, mis on siis ilmselgelt kõige populaarsem sotsiaalmeedia platvorm ja sobib väga hästi suhtlemiseks nii kohalike kui ka rahvusvaheliste külastajatega, kui me siis räägime juba turismisektorist. Facebookil on väga palju plusse. Seesama, et seal on väga palju inimesi, nii palju eestlasi kui ka palju rahvusvahelisi inimesi. Facebook on üks suurepärane reklaamide kasutamise koht. Sa saad seal väga hästi sihtida, kelleni sinu reklaam jõuab. Sa saad valida vanuse järgi, sa saad valida riigi järgi, linna järgi, huvide järgi. Sa saad väga täpselt sihtida, kes näeb sinu postitust. On see reklaam, on see üritus, on see lihtsalt midagi informatiivset. Facebook on ka väga hea koht, kus informeerida oma erinevatest üritustest ja kampaaniatest. Event, väga hea, väga lihtne, arusaadav. Sa saate seal selle luua, te saate inimesi kutsuda. Te saate anda märku oma päevapakkumistest, eripakkumistest, hooaja kampaaniatest. Te saate inimesi kaasata sellega. Väga hea koht sellise informatsiooni levitamiseks. Facebook on ka väga hea koht, kus oma klientidega suhelda. Te saate suhelda seda Messengeri kaudu, te saate lugeda arvustusi, mis teile on jäetud, teile kindlasti postituste alla tulevad kommentaarid, te saate neile vastata. Jah, kord on need negatiivsed, kord on positiivsed, aga suhelda igal juhul saab ja see suhtlus on selline kiire. Ja Facebooki pluss on ka see, et te saate väga hõlpsasti seal teha koostööd oma partneritega, sealhulgas ka näiteks Visit Tallinnaga. Te saate koos luua üritusi, te saate koos luua postitusi, koos luua sisu ja siis teha erinevaid ühisturundustegevusi. Kas keegi julgeb pakkuda, mis võiks olla Facebooki miinused? Te kindlasti olete isegi märganud, et kui te küsite, kas sa oma sõbra käest, kas te selle 3. sõbra postitust nägite või kas te seda lugesite, siis tihtipeale vastus on ei näinud. Mul olid seal feedis hoopis mingisugused teised asjad. Et see orgaaniline levik, mis kunagi oli imeline, kui Facebook alles tuli, sa nägid kõike, mis su sõbrad teevad, kus nad käisid, mida nad postitasid, mida nad mõtlesid, siis nüüd sa näed seal täiesti arusaamatuid asju, lehtedelt, mida sa ei ole laikinud, sul pole õrna aimugi, millega su sõbrad tegelevad ja niimoodi see orgaaniline levik piiratud on. Et ilma tasulise reklaamita see nähtavus võib olla tõesti madal, eriti mis puudutab ettevõtteid. Nüüd see vanuseline koht, jah, selle kohta on siis öeldud, et see on vananenud noorem sihtrühm, kes seal Facebookis on. Kui mina käin siis Eesti Kunstiakadeemias oma noorte moetudengitega rääkimas, siis nemad on samal arvamusel, et aga Facebookis on ju vanurid. Et siis mina olen ka, kes nende vanurite hulka kuulub, et siis kõige populaarsem rühm on siis 25–34 ja sellele järgneb siis 35–44. Et selline vanusegrupp on siis Eestis Facebookis kõige suurem ja nooremad siis eelistavad Instagrami ja TikTok'i. Et seda kindlasti peaks meeles pidama vastavalt sellele, et mis siis teie toode on ja keda te siis sellega oma sisuga sihite. Ja Facebookiga paraku on see, et see nõuab pidevat modereerimist. Et mida rohkem kommentaare tuleb, mida rohkem küsimusi, kirju, sõnumeid, seda rohkem nõuavad nad ju ka tegelemist. Et kui keegi postitab ka midagi kriitilist, siis sellega tegelikult peaks tegelema. Et jah, üks variant on see postitus ära kustutada, aga tavaliselt sellest tuleb veelgi rohkem jama, et mina ise seda otseselt ei soovita ka. Ja põhjus, miks inimesed siis tihtipeale ettevõtte Facebooki ju kirjutavad, saadavad sõnumi, on see, et nad tahavad vastust väga kiiresti saada. Et siis peaks selle vastus neile ka pakkuma ka. Nüüd Instagram. Suurepärane platvorm visuaalseks turunduseks ja ma arvan, et teie valdkonnas see on üks parimaid kanaleid, mida kasutada. Instagrami pluss, just nimelt, ta on
visuaalne. Ta on suurepärane platvorm fotode, videote jagamiseks, ta sobib turismisektorile väga hästi, sest tihti te ju isegi teete valikuid selle järgi, et kas mõni restoran näeb tore välja, kas mõni, ma ei tea, maja on huvitava arhitektuuriga, mõni piirkond näeb äge välja. Et sellise sisu jaoks ma julgen öelda, et Instagram on koht, kus te kindlasti võiksite olemas olla. Siis pluss on ka see, et Instagramis tegutsevad aktiivselt sellised nooremad, 18–40 vanuses inimesed, just kes reisivad ja tarbivad elamusi. Ja nagu te teate isegi, kui inimene läheb reisile, kas või teie enda sõber, keda te jälgite, siis neid postitusi on ju kordades rohkem kui tavalisest argipäevast. Inimestele meeldib jagada, kus nad käivad, mis nad teevad, mida nad kogevad. Instagram on ka väga hea koht, kus teha erinevaid koostöösid. See võib olla partneriga, see võib olla Visit Tallinnaga, aga see võib olla ka mõjuisikutega. Ja muidugi on ju väga hea teha koostööd ka mõne rahvusvahelise sisuloojaga või siis isegi kohalikuga, kellel on rohkem jälgijaid kui teil endal, et siis te jõuate ju suurema sihtrühmani. Ja sellised, kuidas ma ütlen siis, vahendid nagu lühivideod, reelsid, stories, kas kõik teavad, mis need sõnad tähendavad, mis on ju reels ja story, mis nende vahe, et need on toredad, neid on tore teha, neid on tore vaadata ja need on siis need, mis on praegu siis Instagrami poolt ka eelistatumad. Et ikkagi, kui te tahate selle algoritmiga sõber olla, siis neid formaate tuleks ka kasutada. Et hiljuti käisin siis ühel networking üritusel, kus siis sisulooja, kelle täna on üle 40 000 jälgija, ütles, et tema teadlikult kasvatas oma kontot niimoodi, et ta postitas 2 aastat järjest 10 story't päevas. Ja niimoodi ta siis ikkagi inimesteni jõudis, et mida rohkem te postitate, seda, mis Instagramile meeldib, siis ta teid sinna ettepoole ka lükkab, et teised näeksid seda sisu ka. Ja plussiks on need samad hashtagid, tagid, asukohamärgendid, et te saate jõuda niimoodi läbi nende inimesteni, kes võib-olla ei ole teie jälgijad, kes võib-olla otsivad hashtagi järgi midagi või siis otsivad mida põnevat just selles konkreetses asukohas teha. Nüüd Instagrami miinused. Jällegi seesama orgaaniline levik ja pidevalt muutuv algoritm. See, mis toimis aasta tagasi, see enam ei toimi täna, see, mis toimib täna, me ausõna ei tea, kas see toimib homme. Ja kui sa tahad kasvada ilma tasulisel reklaamita, siis sa pead ikkagi tootma väga järjepidevalt ja tegelikult ka väga kvaliteetset sisu. Siis Instagrami miinus, kellele miinus, kellele pluss, siis ta võib olla, kuna ta on niisugune visuaalne, siis ta ei ole võib-olla kõige parem koht just ettevõtete puhul siis selliste sügavuti minevate teemade jaoks. Et kuna te ju märkate isegi, kui te scrollite, siis pilt on see või video, mis püüab teie pilku, et tihtipeale see postituse tekst jääb isegi lugemata, et te panete selle like'i juba puhtalt selle pealt, kas teile meeldib see pilt või mitte. Et selline see meie tähelepanuvõime paraku tänasel päeval on. Ja Instagrami miinuseks siis võib pidada ka seda, et kui te ikkagi otsustate, et see on see kanal, millesse te tahate panustada ja millega tegeleda, siis see toimetamine on parajalt aja ja ressursi mahukas. Et see visuaalne sisu vajab pidevalt loomist, sa pidevalt pead midagi uut looma, midagi põnevat looma, järjepidevalt ja siis veel see, et on vaja luua nii foto kui videomaterjali, sinna tuleb see monteerimine, enne seda filmimine, kõik see kokkupanemine, et selleks on vaja eraldi inimest tihtipeale. Et ressursimahukas ta on. Nüüd LinkedIn, et see on siis kanal, mille puhul käsi tõusis kõige vähem, täiesti arusaadav. Ta on ennekõike siis selliseks professionaalseks ja selliseks ärisuhtluseks mõeldud platvorm ja tihtipeale sellest isegi vaadataksegi mööda, et võib-olla mõeldakse, et LinkedIn on selline, see on nende startupide Facebook, et las nad toimetavad seal oma ette. Aga tegelikult LinkedIn on viimastel aastatel päris kenasti kasvanud
Maailmas on siis juba üle miljardi kasutaja ja Eestis juba ligi 300 000, et mis tegelikult tähendab, et seal on väga palju inimesi meie väikese Eesti kohta. Mis siis peamised erinevused LinkedIni ja nende kahe eelmise sotsiaalmeediakanali vahel on see, et kui esimene on siis selline, et kus te postitate enda sisu ja postitate enda tehtud pilte või siis oma ettevõtte materjali, siis LinkedIn on ikkagi väga selline ärile suunatud. Ma julgeksin öelda, et võib-olla ei ole õige koht, kus teha huumorit ja selliseid sarkastilisi nalju, et seal on niisugused tõsisemad teemad ja postitused. Aga see on ka hea, sest see on see koht, kus te tegelikult saate oma ettevõtte usaldusväärsust kasvatada. Te saate jagada seal oma valdkonna infot, te saate osaleda erinevates aruteludes ja siis te saategi luua oma ettevõttele sellist professionaalset kuvandit. Ja samas luua ka erinevaid kontakte oma valdkonnas. Aga sealjuures on hästi oluline meeles pidada, et kuigi tundub, et kõik on seal äri ja ainult ettevõtted ja kõik räägivad ainult ettevõtlusest, siis tegelikult need on ju ka inimesed, kes seal kohal on. Et täpselt samamoodi, et ka teiegi seas tõusis käsi, nii et ka teid saab ju tegelikult LinkedInis erineva sisuga sihtida. Et see on ka kindlasti üks võimalus, mille peale võiks ja isegi peaks mõtlema. Nüüd LinkedIni plussid ongi siis see, et ta sobib väga hästi B2B koostöödeks, et sobib hästi seal hotellikettidele, konverentsiturismidele, ärireisidele. Ja see on siis hea koht, kus jagada erinevaid brändilugusid, te saate tutvustada oma ettevõtte töötajaid, saavutusi, et näidata, milliseid auhindu te olete võitnud, et kõik selline, mis teid siis mille üle te olete uhked ettevõttena. Ja see on hea koht, kus siis sihtida erinevaid ärikliente, kuna seal nad juba kohal on, kes tuleb kuskile konverentsile, saate silma peal hoida ja nii edasi. Ja see on siis, nagu mainisin, väga usaldusväärne koht, kus siis oma mainekujundust teha ja siis oma ettevõtte kuvandit tugevdada. Miinused. Massiturunduseks võib olla mitte kõige parem koht, kuna seal on ka kasutajaid vähem ja seal võib olla sellist tavaturisti ja kohviku külastajat on paraku vähem, siis võib-olla massiturunduse mõttes see ei ole jah kõige parem koht, kus keda siis, ma ei tea, kus siis oma päevapakkumistega inimesi kohale meelitada. Kui te LinkedInis ringi vaatate, siis te kindlasti märkate seda, et seal see visuaalne pool ei ole tihtipeale nii oluline, et seal rohkem siis on sellised sisukad pikad postitused, mida siis luuakse, et see sisu on seal olulisem kui võib-olla siis see pilt. Samas, see on väga hea koht, kus siis jagada neid ametifotosid, mida tihtipeale ettevõttes tehakse ja siis saate seal neid kasutada. Ja paraku, nii nagu kõikide nende sotsiaalmeediakanalitega, siis orgaaniline levik võib seal ikkagi piiratud olla. Et ka seal on oma algoritm, mis siis vaatab, et kuidagi nad seal otsustavad, milline sisu on siis väärtuslik ja milline peaks paremini levima. Nii, mis siis võiks olla see miinimum? Kas ettevõte peab olema igas kanalis? Kui ta on valinud mingid kanalid enda jaoks, siis millised need on need miinimumtegevused, mida te võiksite siis iga päev teha ja mida te tegelikult võiksite korra nädalas teha? Kas teil on aega neid teha? Alustada võiks sellest, et te võiksite üldse mõelda, millised on teie kanalid, mis teile sobivad, sest te ei pea olema igal pool esindatud. Kunagi oli väga populaarne öelda, et kui siin pole TikTokis, sind pole olemas, on ju? Aga tegelikult me oleme küll olemas ja ei peagi TikTokis olema, kui sinu sihtmärk ei ole noored inimesed. Et kõigepealt peaks valima, millised kanalid nendest teile üldse sobivad, kas teil on energiat, et YouTube'i videosid teha või hoopis te eelistategi lühikesi TikToki videosid või hoopis tahate äkki Twitteris või siis X-is sõna võtta. Et alustage sellest ja kõiki valima ei pea. Kui te olete need kanalid ära valinud ja need võiks olla ikkagi mitu, siis väga oluline on see minu silmis, et neil oleks ühtne visuaal ja ühtne sisu. Kui inimene läheb vaatama teie Facebooki lehele ja teie Instagrami lehele,
ta peab aru saama, et tegemist on ühe ja sama ettevõttega. Et ei tohi tekkida küsimust, et aga siin on hoopis teine logo, järelikult see on mingisugune teine kohvik. Et ühtlustage kõik see sisu, see visuaalne pool, et oleks siis igal pool ühesugune. Ühtne informatsioon. Täpselt samamoodi, kui ma lähen vaatama Instagrami, mis kell teie kohvik lahti tehakse, seal on kirjas, et tehakse kell 10, kui ma lähen Facebooki, seal on kirjas, et kell 9, ma olen segaduses, ma ei tea, kas ma saan minna, ei saa, äkki ei ole kell 9 lahti, ma lähen teise kohvikusse. Avamisajad, aadressid, et need oleksid alati aktuaalsed ja kõige värskema infoga. Siis mis puudutab postitusi, siis täpselt samamoodi, ta võiks olla siis selline järjepidev ja ühtne. Jah, see stiil muidugi võib ju ajas areneda, ta peakski ajas arenema, aga ikkagi, et ta ei oleks ülemäära kõikuv. Rääkimata sellest, et mõni postitus on tehtud kirjavigadega ja mõni on kirjutatud justkui luulevormis, on ju. Et ühtne ja järjepidev. Ja kvaliteet, mis puudutab fotosid ja videosid. Eriti teie valdkonnas, sellepärast et toidupildid ei ole jätkuvalt mitte kuskile kadunud, inimestele meeldib neid vaadata, inimestele meeldib neid teha ja emotsiooni põhjal valitakse väga palju just neid nii söögikohti, ööbimiskohti ja erinevaid turismiteenuseid siis kuhu minna. Mis puudutab neid kvaliteetseid fotosid ja videosid, ja teil on õigus, telefoniga saab teha, meil kõigil on väga head telefonid tänasel päeval juba saadaval, aga ma usun, et te nõustute, kui ma ütlen, et telefoniga tehtud pildil ja telefoniga tehtud pildil kindlasti on vahe. Et see on see koht, kus peaks vaatama, et teile võib tunduda, et tegite hea pildi, aga vaadake natuke Instagramis ringi, näiteks Instagramis, et milline on see tase üldse, üldine. Milliseid pilte postitavad teie konkurendid, teie koostööpartnerid, kas te olete samal tasemel? Kui te näete, et võib-olla ikkagi ei ole, siis äkki peaks võtma ette mingisuguse koolituse. Tegelikult ka erinevaid õppevideosid on ju terve YouTube täis, et seda saab õppida täiesti iseseisvalt. Ja Instagramis endaski on väga palju selliseid erinevaid kontosid, iPhone photography või kuidas erinevat moodi need nimetatud on, mis tegelikult õpetavad väga hästi, kuidas telefoniga väga kauneid fotosid luua. Ja aeg-ajalt võiks tegelikult ka küsida abi professionaalilt, et ei pea iga nädal palkama fotograafi, kes tuleks teile kohale ja teeks pilte. Seda võib teha korra hooajas või siis lihtsalt võtta fotograaf ja siis nii-öelda see bulking on see, et ta teeb teile näiteks 100 fotot ja te saate neid kas või terve aasta edasi postitada. Et siis teil on seda sisu, ilusat sisu olemas. Ja tegelikult samamoodi ka videote puhul, et saab palgata, saab õppida, saab ise teha ja saab teha koos abivägedega. Nüüd aktiivsus ja kohalolu juba sai mainitud ka, et seesama kanalid peaksid olema ajakohastatud ja nendesse võiks ikkagi, mitte isegi võiks, vaid peaks postitama ikkagi järjepidevalt. Et kui mina tahaksin tulla teie ettevõttesse, ma lähen vaatan Facebooki, et teie viimane postitus on tehtud aastal 2023, siis ma tõesti ei ole kindel, kas te üldse veel tegutsete. Et olge aktiivsed ja olge kohal, kui see on see kanal, mille te olete enda jaoks valinud. Võib-olla te olete kunagi registreerinud endale Twitteri konto, mida te viimati kasutasite aastal 2022. Te võite selle ära kustutada, seda ei ole teil vaja, et inimesi segadusse ajada. Siis aktiivselt saab olla tegelikult väga erinevat moodi, et ei pea hommikust õhtuni ise seda sisu looma. Te võite teha mõned lühikesed story'd, te võite jagada kellegi teise tehtud sisu, content'i, infot. Te võite kasutada ka näiteks vanasid fotosid või meenutada midagi toredat, mis teie ettevõttes on toimunud, et alati see sisu ei pea olema nii-öelda nullist uus, et variante on kindlasti erinevaid. Ja aktiivsus ja kohalolu tähendab ka seda, et te reageerite ikkagi kiiresti klientide küsimustele, päringutele, kommentaaridele. Et see on see põhjus, miks nad kirjutavad teile just sotsiaalmeediasse, mitte ei hakka teile e-maili saatma, kuhu võib siis vastust paar päeva oodata, et nad ikkagi sotsiaalmeedias tahavad teie vastust saada võimalikult kiiresti. Nüüd siis, mida üldse postitada? Et siin te saate mõelda, kas postitada lihtsalt postitamise pärast või siis ikkagi tahaksite te luua
läbimõeldud ja regulaarset sisu. Mida teha igapäevaselt? Nimekiri on päris pikk, aga tegelikult ei ole siin midagi keerulist. Number 1, seesama, ole valmis reageerima. Vasta sõnumitele, vasta kommentaaridele, olgu nad kriitilised või olgu nad kiitvad. Kui kiidavad, ütle aitäh. Kui kritiseerivad, siis tegeleme sellega nii, nagu on vaja. Siin on muidugi pandud soovitus 1 tunni jooksul, see oleks ideaalne. Ma arvan, et nii küsimuse saatjale kui ka teile, et te saate ruttu asja lahendatud, aga kui keegi ikkagi öösel kirjutab, siis see on arusaadav, et võib-olla sellist valve sotsiaalmeedikut igal ettevõttel võtta ei ole. Lühisisu, needsamad Instagram story'd. Story'd on ka Facebookis, ehk olete märganud, kui sisse logite seal üleval ribal jooksevad TikTok. Isegi YouTube'is on oma lühivideote formaat juba täiesti loodud. Et kui tundub, et selline suur produktsioon täna ei ole teema, siis postitage midagi lühikest, et ka see on okei. Aga siis te saategi valida, kas te teete 1 või siis on teil jaksu teha lausa 10 tükki päevas, et mis teie eesmärk on. Siis teile tuleb ainult kasuks, kui te jälgite selliseid nii-öelda trending ja aktuaalseid teemasid, mis üldse maailmas toimub, mis teie sektoris toimub, mis tähtpäevad meil on. Et neid trending teemasid saab ju väga hästi oma sisus ära kasutada. Ma usun, et ei ole kedagi teist, kes ei ole näinud viimase paari nädala jooksul ühtegi espresso macchiatoga seotud turundusvideot. Hüppasin isegi selle rongile. Jah, oli küll vaadatavus kõvasti suurem kui mõnel tavalisel postitusel. Ja samamoodi, kui siis meie lõunanaabrid võitsid siis oma animafilmiga Oscari, siis tegelikult ju ka see mõnus laine käis sotsiaalmeediast läbi, et rõõmustada võib ka teiste üle, ei pea ainult enda saavutust üle. Ja kindlasti igapäevaselt hoidke silma peal ka sellel, millist sisu loovad teie külastajad. Kas nad on teid tag'inud, kas nad on ära märkinud teie asukoha, te saate seda Instagramis vaadata, millised postitused on teie lokatsiooni alla ilmunud. Ja kui seal on midagi toredat, siis julgelt jagage seda siis oma kanalites, et selle nimi ongi siis User Generated Content ehk siis UGC. Kas tundub tehtav? Paari inimest noogutasid, juba see on juba väga hea. Nüüd iganädalaselt soovitus on, et ikkagi lisaks sellele lühisisule võiks 2-4 sellist püsivat postitust ikkagi toota. Et Instagrami ja Facebooki puhul ongi siis see soovitus 2-3 ja see võib siis olla karussell. Karusselli all on siis mõeldud seda, et te saate ühe Instagrami postituse alla panna kuni 20 fotot, seal võib ka mõni video vahel olla. Lihtsalt üks pilt. See võib olla video, see võib olla reel. Et 2-3 on selline soovitatav. TikToki puhul 2-4 ja LinkedInis siis oleks hea endast märku anda korra nädalas või paar. Siis iganädalaselt on minu enda soovitus tegelikult teil üle vaadata oma sotsiaalmeediakalender. Tõstke käed, kellel on selline asi nagu sotsiaalmeediakalender? No näete, väga paljudel juba on, väga tore. See on väga hea töövahend ja ikkagi sellel tuleks alati silma peal hoida, et mis teil seal tulemas on, kas sinna peaks midagi lisama, kas sealt peaks midagi ära võtma, kas seal midagi peaks ümber tõstma, et ikkagi see flow nii-öelda oleks järjepidev. Ja vaata üle, mida sa oled postitanud, mis toimis, mis mitte, mis tekitas suuremat elevust, mis mitte ning vajaduse siis kohendada oma strateegiat ja õpi sellest. Et nagu ma ütlesin, see algoritm on ettearvamatu ja mis ühes kuus toimus, ei pruugi tegelikult toimida enam järgmises. Ja suhtle oma kogukonnaga. Vaata, mida teevad koostööpartnerid, vaata, mida teevad konkurendid. Ja mitte selle mõttega, et siis neid otseselt nagu järgi teha, ühelt poolt natuke inspiratsiooni koguda,
aga teised näiteks justki võidki vaadata, et ohoo, et minu konkurent tegi selle sisuloojaga koostööd, võib-olla mina peaksin valima teise, et vältida sellist duubeldamist, sest me kõik ju tahame olla eristuvad ja teha asju natuke teisiti, ideaalis natuke paremini. Siis kui paljud teist osalevad aktiivselt erinevates kohalikes ja turismiteemalistes Facebooki gruppides? 2 kätt, 3, 2,5, no näed, natuke tuleb, mõned on, aga see on tegelikult väga hea koht, kus samuti esindatud olla ja kus oma infot jagada. Näiteks isegi Kalamaja grupis on üks väga aktiivne kohvik, kelle saiakeste postitused kogu aeg mulle ette hüppavad. Ma ei tea, kuidas nad on selle läbi närinud, aga nad teevad seda väga-väga hästi. Ja tee koostööd mikro- ja makromõjutajatega ja samuti ka erinevate koostööpartneritega. Et jah, muidugi on ideaal, kui te saate koostööd teha sisuloojaga, kellel on kordades rohkem jälgijaid kui teil, kes tuleb, loob teile imelisi sisu ja siis seda jagab. Aga tegelikult aeg-ajalt võib nendel mikromõjutajatel olla see engagement ja see kaasatus kõvasti suurem kui nendel suurte numbritega tegijatel. Et ärge neid üldsegi unustage, võib-olla teil on keegi, teie ettevõttel keegi väga tore fänn, kes loob väga ilusat sisu, et siis nendega koostööd ma kindlasti julgustaksin teha, isegi kui neil jälgijate numbrid ei ole võib-olla kümnetes ja kümnetes tuhandetes. Hashtag, tag ja asukoht. Käime need igaks juhuks uuesti üle. Hashtag, teemaviide. Tag on siis konkreetne tagimine, märkimine ja asukoha märkimised ehk siis location on kõik need vahendid, mida te saate oma postitusele lisada ja see aitab teil jõuda õigete inimesteni. Aga kui te kasutate neid liiga palju ja kui need on täiesti ebaolulised, siis väidetavalt algoritm võib teid karistada. Hashtag'e võib kasutada väga palju, väga erinevaid, aga nagu öeldud, siis võib-olla ei ole mõistlik neid kõiki ka sinna hunnikusse panna, et juba visuaalselt see postitus, millel on üks rida teksti ja siis terve hunnik hashtag'e võib-olla kõige paremini välja ei näe. Aga nende hashtag'idega on ka see probleem nii-öelda, et kuigi sellised lihtsad hashtag'id nagu travel ja hotell võiksid tunduda väga loogilised, et neid võiks kasutada, siis kuna neid kasutatakse nii meeletult palju, siis selle massi sees võib teie postitus kaduma minna. Siis on hea panna natuke spetsiifilisem hashtag, näiteks midagi seoses asukohaga, kus te toimetate. On see Tallinn, on see Estonia, see võib olla kas või Kalamaja, et siis ta on natuke selline spetsiifilisem ja võib-olla aitab natuke paremini siis leida. Ja väga hea nipp alati on see, et minge vaadake, mis konkurendid teevad. Kui endal saavad mõtted otsa, siis milliseid hashtag'e kasutavad sarnased ettevõtted, mis tundub neil korduvat peaaegu igas postituses, et mille najal saab siis võib-olla ka liugu natuke lasta. Et on olemas kindlasti ka sellised, ma tean, et on olemas sellised leheküljed, kus sa saad panna teema, kategooria ja ta soovitab sulle erinevaid hashtag'e, aga ta enamasti ikkagi soovitab neid väga-väga populaarseid, mille all on tuhandeid, kui mitte miljoneid postitusi, et siis võib-olla nendesse suhtuda natuke kriitiliselt, aga jällegi võib proovida, mis toimib ja mis mitte. Siis veel saab kasutada ka teie brändi ja teie ettevõtte enda hashtag'e, et kui te olete selle ühel hetkel välja mõelnud, see võib olla ka teie slogan, see võib olla ettevõtte nimi, et siis see kindlasti lisage oma ettevõttele juurde. Siis võib kasutada selliseid toredaid nagu Travelgram ja Hotel Views, aga jällegi, neid kasutatakse väga-väga palju. Need võivad aidata, aga võivad ka natuke kaduma minna. Siis turismi ja reisikoha pealt on väga hea kasutada just selliseid sihtgrupi hashtag, on see family travel, on see paarikestele näiteks couples retreat, et mis siis teie ettevõttega sobib. Ja siis need samad kohalikud ja asukohapõhised hashtagid. Et seda Tallinnat ja Estoniat saab väga mitmel erineval moel kasutada, mis viibki selleni, et vaata, proovi, testi, kohanda, mis toimib, mis ei toimi. Ja siis aja jooksul te tegelikult saategi luua endale sellise mõnusa komplekti, mis siis iga teie postitusega kaasas käib.
Nüüd Tallinna puhul küsisin abi Visit Tallinnalt, et mida siis nad soovitavad ja siis ongi hästi lihtne, Visit Tallinn, Visit Estonia ja siis juba tegelikult vastavad sellele, millega teie ettevõte tegeleb, et on see restoran, on see muuseum või on see midagi muud, piirkond, Tallinna vanalinn ja muu kõik siis tegelikult juba sõltub nii teie ettevõttest, tegevusest, postituse sisust ja ka tegelikult trendidest, et needsamad populaarsed teemad, et kui ikkagi kohviteemaline postitus on, et siis selle espresso macchiato võib sinna lõppu lisada ka. Ja kui palju neid siis kasutada? Noh, Instagram ütleb, et pange kas või kuni 30. Ise ei soovita, et see ei näe visuaalselt kena välja ja mulle tundub, et seal võib-olla ka see algoritm liiga õnnelik ei ole, kui neid nii palju on. Et 5-10 on selline väga okei. Facebookis jällegi, et samamoodi neid võib julgelt kasutada. Paar tükki on okei, sest muidu see postitus võib ka tunduda sellise huvitava spämmina. Ja TikTokis siis on soovituslik praegu 4-6 ja seal on siis just need aktuaalsed teemad ja erinevad väljakutsed ehk challenge'id, need, mida saab väga hästi ära kasutada oma postitustes ja millega siis kaasa minna, et seda nähtavust tõsta. Ja LinkedInis 3-5. Et keda siis üldse tasub tagida? Muidugi number 1 on see, et kui sa teed koostööd mõne mõjuisikuga, siis kindlasti märgid ära või isegi kui sa ei tee temaga koostööd, aga äkki ta külastab sind ja kuidagi maagilisel moel õnnestub temast ka mingi pilt saada, siis kui sa ta ära tagid, siis tema ju saab seda sisu oma jälgijatele jagada. Siis kui sa postitad siis sedasama UGC, näed, keegi võib vahele võtta. Võime sellest keeleküsimusest veel natuke rääkida. Et kui sa postitad kasutajate loodud sisu, siis tagi nemad ka ära, et niimoodi sisu lihtsalt varastada ei ole väga ilus. Et mõnikord te võib-olla lihtsalt juhuslikult näete, et keegi käis teie juures, postitas midagi, ta võib-olla ei taginud, siis julgelt võib sellele kasutajale kirjutada, et tere, nägime, et käisite, väga tore, tegite väga ilusat sisu, kas me võime seda oma kontol jagada, nii et me tagime teid ära. Et paljuski nad ikkagi annavad loa, et kui te ilusti pöördute. Siis, kui te teete koostöösid Instagramis või tegelikult ka Facebookis, siis igati viisakas on ära märkida siis kõik need restoranid, reisifirmad, toimumiskohad ja muud ettevõtted, mis on siis selle koostööga või näiteks üritusega seotud. Ja teil siin on väga tore võimalus ju alati tagida sellist kontot nagu Visit Tallinn, Visit Estonia, miks mitte, et ju ka see suurendab tõenäosust, et teie sisu jagatakse. Ja kui te räägite oma personalist, oma töötajatest, sellest, mida toredat nad teevad teie ettevõttes, siis kindlasti märkige ära ka nemad, et nad saaksid siis ka oma jälgijatega seda sisu jagada ja oma tegemisi. Miks on siis oluline? Jah, et ka asukoha järgi võib teid paremini siis üles leida. Et mida ma ise tihtipeale reisil olles teen, et ma trükingi Instagrami sisse selle lokatsiooni. Jüri, see on okei. Et kui ma ise tihtipeale reisil käin, siis ma trükin just nimelt Instagrami sisse selle koha ja siis ma vaatan, mis erinevaid storysid ja pilte mulle sinna alla soovitab. Ja siis jällegi, kuna ma ise olen ka hästi visuaalne inimene, siis ma vaatan, mis seal tundub tore, mis toidupilt tundub tore, mis vaade tundub tore. Et siis salvestan selle koha endale ja siis saan kas või tegelikult kohe kohale minna. Et see on see reaalaja nähtavus. Ja siis, kui te otsite ise samamoodi oma seda lokatsiooni, siis tegelikult te näete, mis sisu on teised kasutajad sinna alla loonud. Ja jällegi nii nagu hashtagi puhul, et kui te leiate seal midagi toredat, siis te saate seda ka ju omakorda edasi jagada, et kas siis stories või siis suhelda, et saaks selle päris foto kätte ja saaks siis püsiva postituse teha. Et kindlasti märkige,
kus te toimetate, isegi kui see iga postituse puhul tundub sihuke natuke tobe, et kõik ju teavad, aga noh, ega tegelikult ei tea ju ka, et levikule kaasaaitamine on alati ainult positiivne. Nii, ja nüüd me jõuamegi selle kohani nagu, et Instagram võib küll karistada, aga tegelikult annab nõu ka. Kas te sellisel lehel olete käinud? Nii, mõned ikkagi on. Et kui teil on siis nii-öelda see professional konto või siis ärieesmärkidega Instagrami konto, siis tegelikult teil on seal see professional dashboard ja kui te seal ringi vaatate, siis seal on selline koht nagu best practices. Et ma ise ka alles avastasin selle ja tuleb välja, et tegemist on tegelikult väga hea kohaga. Seal on väga palju erinevaid nõuandeid, kõik, mis puudutab sisu, kõik, mis puudutab engagement'i, kõik, mis puudutab reach'i. Et ma kindlasti soovitan teil seal ringi vaadata, sellepärast, et seal te saate näiteks selle sama info, et millest siin käis, et selles esimeses telefonis number 2, et näiteks nüüd Instagram soovitab, et kui sa teed seda karussellpostitust, siis sul võiks sellel esimesel nii-öelda slaidil või esimesel fotol peal olla tekst. Et sa ei kirjutagi sinna postituse alla seda teksti, mis sa selle postitusega öelda tahad, vaid sa kohe paned selle foto enda peale, et kus siis näiteks kuskil pilditöötlemis selles programmis teed enne valmis. Siis ta ütleb ka, et näiteks, et kui sa siis jagad mingit, oletame videot, et make your first 3 seconds count. Et need esimesed 3 sekundit siis peavad inimese, selle 3 sekundiga sa pead siis inimese pilgu kinni püüdma. Ja siin neid soovitusi on erinevaid samamoodi, et add topics, add places, kindlasti lisa oma content'ile, isegi kui see on lihtsalt pilt, lisa audiot ehk siis mingisugust muusikat, siis siin on isegi selle keskmises siis alumine viimane, et keep it high quality, et millise kvaliteediga siis võiks video olla. Ja kuni selleni välja, et siin 3. punktis on see, et appear on camera, et näita ennast ka, et näita inimesi, kes on siis selle konto taga. Et sealt leiab tegelikult väga toredaid nõuandeid ja julgen öelda, et üsna mitmed neist on tegelikult väga hõlpsasti kasutusele võetavad, et siis saate samamoodi testida, et kas need toimivad, kas need siis muudavad midagi, kas levib siis paremini, et vaadake kõik need erinevad siis kategooriad seal läbi. Ja mis veel puudutab Instagrami, siis kordan üle, et ärge kindlasti unustage selliseid asju nagu see bio, ehk siis teie konto tutvustus, et ikkagi kui te lähete ettevõtte või asutuse või tegelikult ka inimese Instagrami kontole, profiilile, et see ongi see nii-öelda see visiitkaart ja tegelikult ta võiks siis olla selline kompaktne ja ta võiks siis selle vajaliku info, oletame, kui ta on turist, siis edasi anda, et alates aadress, lahtioleku ajad, kodulehe link on ju, et nii palju, kui sinna mahub. Siis kindlasti hoidke silma peal sellel, mis toimub teie Instagrami DM-ides või siis nendes privaatsõnumites, et inimesed kipuvad ka sinna kirjutama ja tihtipeale on ju see, et kuna ka nendes sõnumites on ju eraldi kaustad, mis kuhu peitu läheb, et siis vaadake üle, et teil ei oleks seal peidetud kaustades mingisugune küsimus, mis tegelikult ootab kiiret vastust. Ja kui te vastate seal väga kiiresti, siis tegelikult see ju siis tekitate niimoodi sideme ka selle kliendiga, et te näitate, et te hoolite ja siis klient või küsija tunneb ennast ka väga hästi, et näed, tema murega siis tegeleti. Ja Instagramis on ka selline highlights'ide riba, teate, millest ma räägin? Need on need mummukesed, ringikesed seal feed'i üleval, kuhu te siis tegelikult saate salvestada oma erinevaid story'sid. Ja siin on ka hästi välja toodud, et see on siis justkui siis menüüriba, et kus siis te saate erinevaid teemasid välja tuua ja siis kategoriseerida need vastavalt, mis teile siis sobib. Ja aeg-ajalt vaadake oma Instagrami üle ka selle pilguga, kas teie see feed jookseb niimoodi
kenasti harmooniliselt, et noh, et kas on see fotokvaliteet, on see värvid, et ta võiks olla selline visuaalselt kutsuv ja mitte siis kvaliteedi poolest väga kõikuv, et kui te teete toredaid reelse, isegi kui nad on sellised noh, ütleme käe otsast telefoniga filmitud, siis vaadake näiteks, et siis see avapilt sellel reelsil oleks siis võib-olla natuke siis kutsuvam ja kvaliteetsem ja sobiks siis feediga niimoodi harmooniliselt kokku. See on siis need asjad, mis te võiksite meeles pidada. Nüüd räägime natuke sellest reklaamist ka, et käime mõned asjad üle, et reklaamida või mitte reklaamida, on ju. Tõstke käed, kui paljud arvavad, et kui nad reklaami ei tee metas, siis nende sisu ei levi. Et täitsa on ju. Ja siis arvatakse ka, et kui sa selle reklaami ära teed, siis veel ka pärast seda tegelikult kukub. Aga väidetavalt praegu ikkagi tõendid puuduvad, mis seda kinnitaksid. Aga noh, jällegi siin on see kõhutunne versus internetimaailm, et mis selle kohta ütleb. Aga põhjused, miks nagu see niimoodi võib tunduda, ongi tegelikult see, et kui sa ostad selle tasulise reklaami, siis sa väga selgelt sihid teatud gruppi, teatud inimesi ja nende inimesteni siis see reklaam niivõrd kuivõrd palju ikkagi jõuab, et olenevalt sinu eelarvest, seda rohkem. Et kui paned selle eelarve väiksema, siis noh, ta isegi ju näitab sulle, et mis numbrini inimesteni sa jõuad. Nüüd orgaanilise ulatuse ehk siis selle reach'i puhul, et seal ongi seesama see algoritm ja kõik sõltub sellest, mis sisu te postitate, mis kell te postitate, kui paljud need postitused siis kaasatust siis tekitavad, et kas tuleb sinna mingisugune arutelu alla, kas tuleb sinna mingisugune kommentaaride laviin alla. Et seal kõik sõltub sellest, et see orgaaniline levik noh, sa kunagi ei tea. Ma usun, et kõik, kes kunagi üldse kuskile postitanud on, et ta tõesti kunagi ei tea, kuidas sellel postitusel läheb. Tasulise reklaami puhul sa saad siis nagu mingisuguse ettekujutuse, et teatud grupini see info ikkagi siis jõuab. Ja noh, ongi siis soovitatav praegu see, et vahepeal teed siis tasulise reklaami, vahepeal proovid parandada oma seda orgaanilist levikut ja siis niimoodi toimetad selles sotsiaalmeedias. Kui paljud teist kasutavad tasulist reklaami? Väga paljud. Kas olete rahul? No näed. Nüüd sellised toredad terminid. Kas kõik teavad, mis need on? On kõik kokku puutunud? Pead noogutavad, väga hea. Käime hästi ruttu üle, tuletame meelde. Boost. Kas keegi tahab pakkuda sellele toredat eestikeelset vastet? Boostima. Ja lihtne, boostima. Boost on tegelikult siis, noh, ütleme niimoodi, et nendest reklaamvõimalustest ma julgen öelda, et kõige lihtsam. Et te kõik olete tõenäoliselt näinud seda boost nupukest oma ekraanil ja ongi siis hästi lihtne. Teil on postitus, mille te olete teinud. Te tahate, et see leviks natuke paremini, kui ta võib-olla praegusel hetkel on levinud. Vajutate sellele nupule, valite sihtgrupi, valite eelarve ja siis niimoodi ta siis levima läheb. Et Boosti puudusena tuuakse välja siis, et need sihtimise võimalused on võib-olla natuke piiratud ja võib-olla need siis mõõdikud pärast ei ole ka siis kõige detailsemad. Aga Boosti on väga hea kasutada, kui siis te soovite siis oma tavapostituse nähtavust ja võib-olla siis ka kaasatust siis suurendada. Nii, sponsored post on juba siis natuke teistsugune loom. Et see on siis ikkagi eraldi tehtud reklaampostitus ja mis on siis tavaliselt ka märgitud, et ta on sponsored ja siin siis võib-olla see eesmärk on juba natuke suurem, et te võib-olla tahate siis, noh, üks asi on see, et te tahate oma brändi teadlikkust kasvatada, aga võib-olla te tahate meelitada sotsiaalmeedia kasutajaid oma koduleheküljele, te võib-olla tahate panna need millegagi liituma, noh, siin on seesama shop now, et mis iganes eesmärk see siis on. Et selle seadistamine on natuke keerulisem,
et seda tehakse siis juba Meta Ads Manageris ja seal siis sa saad täpsemalt siis määrata, et kes on sinu sihtgrupid ja mis sa selle reklaamiga siis saavutada soovid. Et jah, ta nõuab natuke rohkem seadistamist, aga iseenesest, et kui te ikkagi juba sotsiaalmeedia maastikul toimetate, siis ma julgen öelda, et saab hakkama küll. Nii, ja siis on veel selline loom. Meta Ads. Et võite mind parandada, kui ma räägin valet juttu, aga mulle tundub, et siis see on see aste kõrgem ja noh, kui te isegi mõtlete, et kui te olete käinud kuskil veebileheküljel ja siis pärast igalt poolt hakkab siis selle veebilehekülje reklaami teile tulema, et kas siis Facebookis või siis Instagramis ja siis noh, veel keerulisemaks läheb see, et kui teil tuleb see reklaam ette, siis te kogemata vajutate sinna peale, et viiakse sinna lehele ja siis pärast sa hakkad veel selle sarnast sisu saama ja saama ja saama. Nii, et jaa, see on siis selline mitmekesisem reklaamtööriist, et saad siis siin juba rohkem siin mängida, et mismoodi ja kus, mis formaadis see reklaam siis inimesele ette hüppab. Et noh, nagu me siin näeme, et ta on keerulisem, ta tekitab kindlasti rohkem küsimusi, aga ikkagi, kui sa soovid väga aktiivselt neid reklaame teha ja võib-olla siis rohkem sinna panustada, et siis tegelikult võiks üle vaadata, mis need võimalused siis on. Nii, ja siis on veel sellised terminid, et siin ma liiga kodus omadega ei ole, aga mind siin hariti, et on olemas Meta Ads Manager, kus siis sa tegelikult seadistadki siis neid erinevaid reklaame, sa saad neid seal optimeerida, sa saad neid seal hallata, eesmärke seada, neid samu sihtrühme määratleda ja siis sa saad erinevaid reklaame luua ja siis on olemas veel selline koht nagu Meta Business Suite, kus siis sa saad nii-öelda hallata juba kõike, et lisaks nendele reklaamidele ka kontosid ja neid postitusi ka, et seal saab ilmselt ajastada, mis kell mingi postitus ilmub ja siis sa saad siis selle ülevaate tegelikult kogu siis ettevõtte sotsiaalmeediast, et mitte ainult Facebookist, vaid siis ka Instagramist. Et see on ka kindlasti selline koht, millega võiks tutvust teha, mida võiks vaadata, mis need võimalused seal on, et noh, sa saad isegi kõiki neid sõnumeid ja kirju, mis siis postkasti tulevad, seal siis hallata ja sa saad vaadata ka statistikat, et kes on üldse sinu fännid ja kust nad tulevad ja siis tegelikult sealt siis hüpata üle ka Ads Managerile, et siis nende reklaamidega veel võib-olla detailsemalt tegeleda. Nii, räägime siis natuke ka sisust endast ka, et noh, selles mõttes hästi lihtne näide, et ma arvan, et see on hästi teie ettevõtte spetsiifiline, et noh, kui me võtame kohviku, siis hästi lihtne, noh, mida postitada igapäevaselt story'sse? Näiteks päevapakkumisi, et seda infot inimesed tihtipeale vajavad, nad eeldavad, et see on Facebookis seal hiljemalt kella 11 olemas, nad saavad info kätte, siis nad vaatavad, et kas nad lähevad siis, tulevad teie juurde einestama või mitte. Et samamoodi, mis teil toimumas on, mis uut tulemas on, et selline lihtne info. Siis mis võiks olla selline püsiv postitus, võib-olla siis, kui teil on äkki mingisugune uus roog tulemas menüüsse, mingisugune eriprojekt, võib-olla te meenutate midagi, võib-olla teil toimus üritus, te saate neid fotosid jagada. Siis millist sisu luua näiteks TikToki või Reeli, noh, kui teil on sellised koostööaldid köögitöötajad, siis võib-olla näidata, kuidas siis roog valmib või siis kuidas käib laua katmine või siis hommikul siis selle kohviku nii-öelda valmis sättimine külaliste jaoks. Nendes videotes saab ka oma meeskonnaliikmeid tutvustada ja noh, siis võib-olla teha ka sellist meelelahutuslikku sisu, et kui see siis teie kuvandiga sobib. Siis needsamad trending teemad, millest me rääkisime, et kui toimub midagi teie sektoris või siis ka kohalikus elus või siis me rõõmustame lihtsalt oma lõunanaabrit üle, siis tegelikult julgelt võib siis selle sisu põimida võib-olla oma selle planeeritud sotsiaalmeedia sisu vahele. Ja alati on tore tegelikult seesama, et mida see Instagram ise ka soovitas, et ilmu ise kaamera ette, et näidakegi oma siis meeskonnaliikmeid, mis nad teevad, tutvusta neid, mis on nende oskused,
mida nad teevad teie juures, et kui nad on valmis kaamera ees kõnelema, siis ka mulle endale on alati hästi põnev näha, kes siis on need inimesed seal kaadri taga, kes siis loovad seda, mida me näeme. Ja samamoodi alati siis saab jagada veel seda klientide loodud sisu. Aga see on selline hästi lihtne näide, lihtsalt oletame, kui teil on söögikoht, ma saan aru, et siin on erinevaid ettevõtteid, et see hästi tegelikult oleneb sellest, mida te igapäevaselt teete. Nii, ja mõned eeskujulikud näited kogusin ka kokku. Näiteks on siin Karjase sai, siis siin on T35 kohvik ja siin on restoran Peet Ruut. Et kõik on söögikohad, kõik lähenevad natuke teistmoodi oma sisule. Et kui te vaatate siin T35, siis seal keskel on üks tütarlaps, kellel on vuntsid ees, me kohe juba saame aru, et seal on mingisugune meelelahutuslik sisu, mis tõenäoliselt puudutab meie Eesti Laulu võitjat. Et Karjase sai teeb sellist, julgen öelda, üsna niisugust autentset sisu, mis neil toimub, tuleb mõte, tegime seda, jagame seda, tulevad vastlad, jagame oma vastlakuklitega seotud väga informatiivset sisu, sest neil on alati mäsu sellega seoses ja Peet Ruut võib-olla siis rõhub sellisele kaunile visuaalile. Aga alati ei pea vaatama ka ainult oma konkurente või oma valdkonna tegijaid, võib vaadata ka näiteks, mida teevad sellised suuremad ettevõtted, sellepärast, et meil on ka siin Tallinki esindaja olemas, et teda võib pärast siis küsida, et kuidas te teete ja mis teil toimib. Et mis nende suurte ettevõtetega on see, et tihtipeale neil on suured võib-olla turundusmeeskonnad või neil on isegi agentuurid, nad on nende trendidega rohkem kursis ja tegelikult siis saab vaadata, et et selline sisu on praegu tore, see on midagi põnevat, mida võiks proovida, et nendest saab julgelt seda inspiratsiooni võtta. Ja täpselt samamoodi siin siis on veel ka Balti jaamaturg, kes väga aktiivselt näitab erinevaid siis ettevõtteid, mis neil tegutsevad ja Fotograafika Tallinn on ka siis kasutab igasuguseid erinevaid võimalusi. Nii stoorides, postitustes nad loovad põnevaid videosid, et mida on siis põnev vaadata. Ja siis samamoodi, Fotograafiska näiteks ka ju loob, kas nad loovad 2 keeles või ainult inglise keeles oma sisu? Minu meelest päevapakkumised on ka eesti keeles, aga neil ka duubeldub see. Et siis saabki vaadata, et kui tekib küsimus, et mis keeles siis teha, vaata, kuidas teevad teised. Ja mõnikord võib inspiratsiooni koguda hoopiski teisest valdkonnast, sellist, et nad on sellised siis, kuidas ma ütlen, visuaalsed näited, et kaunid feedid, võib-olla saab siis just nende fotode ja videote loomisel ka natuke inspiratsiooni, et kui te näiteks panete moodboardi kokku oma sisu loomise jaoks, et siis vaadata ka teie ettevõtete tegutsemisvaldkonnast väljapoole, et kuidas siis teised loovad sisu, millised need fotod on, kuidas fotodega saab mängida, kuidas feed jookseb, kuidas need värvid muutuvad. Et kui soovite just sellele poolele rohkem rõhku panna, siis vaadake ka väljapoole ka. Ja muidugi alati väga hea nipp, vaadake, mis teeb Visit Tallinn. Jälgijaid on palju, sotsiaalmeedias nad on aktiivsed, te näete, millised ettevõtted jõuavad nende feedi, siis te vaatate, mis nad tegid hästi, miks meie võib-olla ei jõudnud, et täpselt samamoodi, et kuidas nemad siis erinevaid Tallinna ettevõtteid ja lokatsioone näitavad. Nii, ja natuke räägime ka sotsiaalmeedia trendidest, mis siis sellel aastal siis peaksid aktuaalsed olema ja mida te siis soovi korral saate ka enda tarbeks ära kasutada. Nüüd möödunud aastaga oligi siis olukord selline, et sotsiaalmeedia ongi siis meil siin enim kasutatud meediatüüp. Et üle 1 miljoni sotsiaalmeedia kasutaja ja üle siis 900 000 neid, kes on 18+ ja 84% nendest siis kasutavad vähemalt ühte sotsiaalmeedia platvormi. Nüüd esimene trend on see, mida ma vist mainisin juba ka, et igas kanalis tegelikult ennast turundama ei pea. Et kui te mõtlete enda peale, jällegi te kasutate nii Facebooki kui kasutate Instagrami, siis te saate ju, kui te ei saa ühest kohast infot kätte, äkki saate teisest. Et igal pool esindatud ei pea olema. Et see sama väide, et kui sind ei ole TikTokis olemas,
siis kui sind TikTokis pole, siis pole sind olemas. Ja ma ise näiteks TikToki ei kasuta, ma tunnen, et mul ei ole aega sellega tegeleda, see ei ole minu, ütleme nii, et need lõbusad videod ei ole ka minu kuvand, ma ilmselt ei oskaks seda nii hästi teha, et siis ma olen lihtsalt selle kõrvale jätnud. Et ei pea punnitama, et igas kanalis esindatud olla. Trend number 2, väga lihtne. Sisu, mis on autentne, inimlik ja meelelahutuslik. Et see trend on tegelikult juba mõnda aega püsinud, et seda autentsust on räägitud juba siin ette ja taha. Aga kui te mõtlete kas või enda peale, kui te igapäevaselt sotsiaalmeediat kasutate, et ei ela me just siin kõige kergemal ajal. Et selline lõbus meelelahutuslik sisu on tegelikult ikka päris tore. Ja kui sulle jääb see silma veel mõne ettevõtte poolt, siis paraku paratamatult see ettevõte saab soosingu sinu nimekirjas. Et olge autentsed, olge inimlikud ja siis sellise väikse meelelahutusliku vimkaga, et te saate ka siis oma seda usaldusväärsust ja samas ka poolehoidu siis kasvatada. Trend number 3, ikka see AI, et sellest ei saa ei mööda ega ümber. See on tõenäoliselt tulnud, et jääda ja kui seni võib-olla siis kasutati seda AI-d või siis ennekõike siis ChatGPT-d võib-olla tekstide loomisel, siis nüüd kasvab ikkagi üha rohkem see, et luuakse tehisaruga ka fotosid, erinevat videosisu. Aga jällegi siin on see, et jah, ta on hea töövahend, aga ikkagi kui inimene saab aru, et see on AI-ga tehtud, siis ega väga ei usalda küll veel, et mis just puudutab seda videomaterjali. Et siin on puhtalt see, et kuidas te selle enda kasuks tööle panete. Te võite ChatGPT-lt küsida, et millist sisu ma peaksin postitama, ma olen selline ettevõte, te võite talt küsida, kui tihti ma peaksin postitama. Et ta on selles mõttes selline hea õpetaja või hea nõuandja. Või kui teil lihtsalt inspiratsioon on otsas ja mis ma kirjutan selle pildi alla, millest ma võiksin rääkida, siis ta annab tegelikult päris häid mõtteid mõnikord. Siis jätkuvalt ikkagi domineerivad need samad lühivideod, et on see siis TikTok või on need siis Instagrami reelsid. Et tundub, et need on need, mida siis algoritm jätkuvalt eelistab, samamoodi, mis siis tegelikult köidab ka kasutajate tähelepanu. Et praegu on siis öeldud, et need levivad 2-3 korda paremini kui siis tavapostitused ja ma arvan, et tegelikult, kui te loote sisu, ja ma näen ka enda puhul, et ikkagi reel jõuab palju kaugemale kui tavaline postitusfeedi, sellepärast, et tihtipeale seda tavapostitusfeedis keegi ei näegi. Et inimesed siis vaatavad läbi need story'd, siis keegi lingib sinna oma reeli story'desse, sa vaatad selle reeli läbi ja siis seda lappamist võib-olla jääb aina vähemaks seal Instagramis, et nii ta paraku on. Ja siis seesama, et siis 3 sekundiga, siis tegelikult te peate selle tähelepanu ka veel kinni püüdma, et ei scrollitaks järgmisele. Aga jah, number 5 trend on see, et siis seesama kogukonnapõhine sisu ja mikromõjutajad. Et julgelt tehke koostööd väiksemate numbritega sisuloojatega, kellel ei ole seal 10-100 000 jälgijaid. Et võib-olla lihtsalt, kes on teie fännid, kes on teie kogukonna liikmed, et see tihtipeale isegi toob paremaid tulemusi. Ja samamoodi muutub siis olulisemaks just see erinevates gruppides siis osalemine, kaasarääkimine, et siis seal ennast ka nähtavaks teha. Et ärge siis neid kanaleid ka unustage. Ja mis siis ikkagi tõsiasi, on ta siis kurb või on ta mitte, selle sotsiaalmeedia puhul ongi see, et jätkuvalt on ta ikkagi selline tuntuse ja brändi kasvatamise siis ikkagi koht, et nii-öelda siis ülemise otsa turundustegevus, et neid ärilisi eesmärke või ärilisi tulemusi on seal paraku raske mõõta. Et kui te soovite siis pärast brändi uuringut teha, et siis te võib-olla saate sealt
infot, et jah, reklaamide puhul te saate infot, aga peamiselt on ikkagi siis selline oma tuntuse kasvatamise koht, et sellist otsest müüki Instagramis veel ikkagi ei toimu. Ja kui te mõtlete kas või enda pealt, et isegi kui teile midagi silma jääb Instagramis või Facebookis, siis tihtipeale see liigutus on see, et te lähete arvuti taha ja trükite sisse selle veebipoe nime, kui see, et te seal otse siis Instagramis mingisuguseid oste sooritate. Nii et võtke seda ka siis kui sellist maine, kujundust ja brändingut. Nüüd siia lõpetuseks paar sellist personaalset tähelepanekut minu enda poolt kui sisulooja poolt, et mis võib olla siis teile ka ühel või teisel viisil kasuks tuleb. Et ma mainisin seda sotsiaalmeedia kalendrit. See on väga tore töövahend. Te võite selle teha kas või Excelis, te võite kasutada oma tavapärast sülearvuti kalendrit. Et mina panengi endale meeldetuletused, et teatud päevadel nädalas ma kas loon sisu ja ma panen endale meeldetuletuse, kui ma pean selle sisuga postitama. Näiteks just õhtustel aegadel, sellepärast et Instagram näitab, et siis on minu jälgijad just siis on Instagramis kohal, et siis vaadatavus ja reach on suurem. Et planeerin nii üht kui teist, et võib-olla isegi planeerin seda fototöötluse ja monteerimise aega, sest et ka see tegelikult võtab aega. Et mina paraku ei ole veel nii osav sisulooja, et ma teen telefoniga pildi ja kohe postitan. Siis toimetan selle sotsiaalmeediaga erinevalt. Mõnikord on see, et jah, et ma võtan päevas mingi hetke ja tegelen selle sotsiaalmeediaga, aga mõnikord on see, et kui te mõtlete, et me elame siin ajal, kus poole aastast on meil pime aeg, siis tegelikult talvisel ajal, mida väga paljud sisuloojad teevad, mina kaasa arvatud, kui tuleb päikeseline päev, sa ikkagi toodad seda sisu mitme postituse jagu. Ehk see ongi siis sama bulking, et sa teed korraga erinevaid fotosid, erinevaid videosid ja siis postitad need teatud aja tagant. Jah, feed'i ma postitan selliseid sätitud kaameraga tehtud fotosid, mis siis ongi nii-öelda minu visiitkaart, aga story'd on selleks, et seal rääkida, jagada nalju, jagada perega erinevaid toimetusi, et näidata ka seda päris elu. Ja tegelikult julgen öelda, et tegelikult ei pea olema see professionaalne tehnika ja kõrgtasemel oskused, et luua head sisu. Et ma olen näinud väga palju sisuloojaid, kellel on lihtsalt see telefon ja nad teevad asju palju ägedamad kui mina, kes ma käin üks fotokas siin taskus, teine videokaamera seal taskus. Et saab väga hästi, kui ennast ise siis, kui sa õpid natukenegi, vaatad YouTube'i videosid, vaatad, mis teised teevad, et see tuleb ka ajaga. Ja mõned abivahendid, mida ma kasutan pilditöötuseks, võib ka muidugi üldse pilte võin töötada. Mina natukene siis ikkagi rutine neid seinu sirgemaks teen, kui on vaja. Ma kasutan sellist programmi nagu Scope, minu Snapseed ja Unfold samamoodi. Et seal on siis, seal saab filtreid panna, seal saab mingisuguseid klekikesi eemaldada, et samu seinu sirgemaks tõmmata. Hästi lihtsad äpid, hästi loogilised, et ei ole marukallid ka. Olen neid kasutanud aastaid ja julgelt soovitan ka, et seal saab siis formaati nii foto jaoks kui ka siis story formaadi jaoks, et neid formaate saab seal kasutada. Siis videotöötuseks kasutasin hästi pikad iPhone'id, see oli hea mugav arvutis kohe olemas. Nüüd ma kasutan CapCuti, mis on, mulle tundub, et on lihtsam ja on siis ilmselt populaarsem ka sotsiaalmeedia sisuloojate seas, et siis saad seda kohe telefonis kasutada ja hästi mõnusasti selle videosid üles panna. Ma teen ka sellist asja, et ma planeerin oma feed'i, et kuidas mul need fotod seal jooksevad, siis kasutan sellist äppi nagu Feed Review, kus siis sa saadki oma tuleviku postitused siis samasse vaatesse panna ja sa vaatad, kuidas sul värvid jooksevad, kas kõik on loogiline, ilus, kas see feed ja harmooniline. Et varasemalt ma kasutasin sellist äppi nagu Instasaiz, nüüd mulle tundub see Feed Review natuke parem, et siis ta uueneb koos Instagrami kontoga. Ja millega ma loon sisu on siis minu iPhone ja selline kaamera nagu Sony ZV-1. Et see kunagi valiti siis
vlogerite lemmikkaameraks paar aastat tagasi. Ta on siuke väike kompaktne, läbi wifi saadad videod ja fotod telefoni ja siis saad tegelikult kohe postitada. Ja siis seesama kalender. Et sisu planeerimiseks, millal ma loon, millal ma postitan, et ma midagi siis ei unustaks. Et sellised on need põhilised abivahendid. Ja lõpetuseks ma tahaksin teile öelda, et selle sotsiaalmeediaga ei olegi tegelikult jalgratast leiutada vaja. Te olete seda sotsiaalmeediat kasutanud pikki aastaid, te olete seda loonud pikki aastaid. Et lihtsalt looge see oma unikaalne nurk tegelikult vanadele headele teemadele, sest teil on ettevõte üks, mida te aastast aastast tahate näidata ja hakake lihtsalt pihta. Et ei ole vaja oodata, kuni see feed on perfektne, kuni te saate selle perfektse kaamera, kuna te õpite ära kõik need fotonipid ja trikid. Et te ju arenete koos oma jälgijatega ja see on osa teekonnast. Et kui ma kunagi ikkagi sinna oma täitsa esimeste postitusteni jõuan scrollides, see on väga piinlik, kust mina alustasin, aga me kõik areneme ja kasvame. Aga võtame otsad kokku, minu aeg on läbi. Kui soovite ühendust võtta, siin on email, siin on portail, Instagrami kontod ja mul oli väga tore teiega, nii et aitäh ja ma annan sõna Reale.